Paar kuud tagasi testisime uut Škoda Superbi ning kuna Superbi tootmine kolis toona siis Volkswageni Bratislava tehasesse ning Passati arendamine usaldati Škoda kätte, püstitasime õhku küsimuse, et kas uus Superb võib olla nüüd parem kui Passat. Täna saame aga sellele küsimusele vastuse teada, sest räägime uuest 9. generatsiooni Volkswagen Passatist. Passat üleüldiselt mudelina loomulikult kuigi palju tutvustamist ei vaja, kuid märkimist väärivad tõsiasjad, et uus mudel on saadaval vaid universaalkerega, mille tulemusel kusjuures ID7 nüüd ainukene sedaankerega saadaval olev Volkswageni mudel Eesti turul ning mudel on kasvanud siis 14 cm pikemaks, natukene laiemaks, kuid kahanenud madalamaks ning kaotanud veidi ka clearance'it. Sedaankerega mudelite vähenemine on minu arust küll pigem kurb, kuid olgem ausad, Passat on viimasel ajal nagunii universaalina omajagu ilusam välja näinud. Disaini osas on mudel küllalt palju omandanud ID-seerialt tuttavat disainikeelt, mille tulemusel näeb ta küll voolujooneline ja uus Volkswagenlik, kuid minu arust ka veidi umbmäärane välja. Siin Airline varustuse ja särava chili-red kerevärvi all on ta pilgus veel särts, omapära ja agressiivsust, kuid baasvarustuses jääb mudeli ilme minu arust veidi lahjaks, meenutades kohati ka liialt golf-varianti. Ma ei väida, et uue Passati disain mul kuidagi silmi kriibiks, aga mulle isiklikult meeldis eelkäija visuaalne konkreetsus ja viisakus veidi rohkem, kus auto ei vajanud neid sportlikke Airline varustuse lisasid, et silmapaistev välja näha. Aga lõppude lõpuks on välimus nagunii maitse asi. Nina osas saab Passat logoni ulatuvad valgusribad ning küllalt hea valgustavuse ning Matrix kaugtuledega esituled ning Airline varustuses siis ka sellise küllalt sportliku ja jõulise ilmega põrkeraua. Küljel on disain pigem rahulik ning väljavalikus pakub Volkswagen mudelile 12 erinevat valikut läbimõõdu vahemikus 16–19 tolli. Tema autol on ka siis all 19 tollised väljad. Kõige tugevamaks küljeks on uue Passati puhul aga minu arust tagakülg, mis jätkuvalt pigem kandiline ning universaalile kohaselt konkreetne. Omapära lisavad need ruumilise sisedisainiga tagatuled. Pagasiruumi on Passatil kuni 690 liitrit, mida ime, täpselt sama palju kui Škoda Superbil. Ehk jällegi, kui mul peaks mõni väiksem ese veerema sinna kaugemasse otsa, siis ega seda sealt väga lihtne kätte pole saada. Küll aga on tore, et pagasiruumi kate sõidab siis luugi avanedes ise eest ära, põrand on reguleeritav 2 kõrgusele, haagid nurkades, korralikud kotikonksud seintel ning palju muid erinevaid pagasi organiseerimise lahendusi. Pikemate esemete vedamiseks on Passatil suusaluuk ning teise istmele seljatoed klapivad kokku 40-20-40 suhtes. Passati hinnad jäävad laiast laastus 40 ja 60 000 euro vahele ning tema auto siin maksab ligikaudu 51 000 eurot. Erinevaid mootoreid on Passati valikus kokku tervelt 7. 5 bensiini tarbivat, millest omakorda 2 pistikhübriidsed ja 1 kerghübriidne ning 2 diiselmootorit. 90–200 kilovatti, 0–100 minimaalselt 5,8 sekundiga ning suurimaks kiiruseks kuni 250 km tunnis. Veoskeemidena on valikus esi- ja nelikvedu ning käigukastidena 6- ja 7-käigulised DSG automaadid, nagu nendel Volkswagen Grupi masinatel ikka. Tema auto puhul on meil siin see kerghübriidse bensiinimootoriga Passat, millel 110 kilovatti ja 250 Nm, 7-käiguline automaatkast ja esivedu. Täpsemad andmed leiad autojaama või Volkswageni kodulehelt, kuid meie vaatame nüüd lähemalt salongi. Salongist eritab meid Volkswageni võrdlemisi värske disainikeel, millega kohtusime esmakordselt uues Tiguanis. Visuaal pole küll võib-olla osade plastikpaneelide esinemise tõttu tervikuna nii luksusliku ja universaalse ilmega kui Škoda Sweet Cognac sisu, kuid olemata sellest on Passati reisijate ruum modernne ja stiilipuhas ning ausalt öeldes ka veidi parema ehituskvaliteedi ning materjalidega. Siin Airline varustuse puhul lisavad maitsekust siis pööratud nahakasutus ja tumesinised kontuurid ustel, armatuuril ja istmetel. Airline varustuse istmed on ise küllalt korvikid ja toekad ning pakuvad oma laia reguleerimise ulatusega mugavat asendit igat kasvu juhtidele. Mugavusfunktsioonidest on istmetele saadavalt soojendus, jahutus, mälufunktsioon, elektriline reguleerimine ning massaaž 8 erineva režiimiga. Multimeediat esindab armatuuril olenevalt varustusest 13 või 15 tolline puuteekraan, mis kenasti reisijate käeulatuses ja nähtavuses ning riistvaraliselt väga pädev. Tarkvaraliselt jookseb tal see korduvalt kohatud uus Volkswagen Grupi lahendus, mis väga kasutajasõbralik ja loogilise ülesehitusega, võimaldades isiku pärastada ka koduvaadet ja kiirde nuppe ekraani ülemises nurgas. Kliimaseaded on pidevalt leitavad multimeedia alumiselt äärelt ning õhutemperatuur reguleeritav siis ka nendelt slaideritelt siin multimeedia ekraani all.
Valikuline Harman Kardon helisüsteem esitab meediat ka küllalt palju helitugevuse korral dünaamiliselt ja kvaliteetselt, kuid kahjuks ei saa Passat erinevalt Tiguanist seda füüsilist rulikut siin keskkonsoolil, vaid ka helitugevust peab reguleerima slaiderilt. Rooli kohale saab Passat Volkswageni vana hea kolmekodarilise, mis püsib kindlalt käte vahel, on meeldivatest materjalidest ning võimaldab ka erinevaid käsitlusviise. Multifunktsionaalsuse tagavad füüsilised nupupaneelid, mida tänu reljeefsustele lihtne kasutada ka sõidu ajal ning rooli tagant leiame ka uue käigukangi ning plastist käigulavad. Esemed toistamiseks on esireas keskkonsool, kus telefoni juhtmeva laadimisega pind ja 2 topsihoidjat, suhteliselt suur käetojanalaigas, keskpärase mahutavusega uksetaskud ning samuti suur kindlalaegas. Sõidu ja sõidukandmeid kuvab Passatis juba standardist juhile 10-tollise ekraaniga täis digitaalne näidikutabloo, mis kenasti läbi rooli ava nähtav ning ka riistvaraliselt jällegi igati pädev. Tarkvaliselt on tal 3 peamist vaadet ning ka veidi isikupärastamise võimalust, tänu millele leidub meelepärane vaade igale maitsele. Graafikad, nagu ka multimeedias läbivalt väga kaasaegsed ja selged, tänu millele kõik andmed ka lihtsasti leitavad ja üheselt mõistetavad. Samuti on Passatile saadaval ka informatiivne ja selge pildiga esiklassi näidik. Atmosfäär on R-Line varustusega Passati salongis küllalt sportlik ja hubane. Avarust toetab valikuline panoraamkatus avatava luugiga, privaatsus saab luua ruloodega tagumistel küljeakendel ning öist sõitu meeleolustab mitmeväriline miljöövalgustus, mille täpilised paneelid armatuuril ja ustel. Teises reas on istmed samuti väga mugavad ja toekad ning ka meeldivalt lauge seljatoe kaldenurgaga. Füüsilist ruumi, nagu näha minul 2-meetrisena enda juhi asendi taga ei ulatu veel põlved vastu esiistetki, pearuumi on 2-3 sõrmejaga üle ning ka laiuses saab Passat 3 keskmist kasvu täiskasvanuga suhteliselt hästi hakkama. Esemed toistamiseks on teises reas väikesed uksetaskud, taskud esiistmete seljatugedel ning ka selline käetugi, kus katte on 2 topsihoidjat. Nüüd aga uuelt käigukangilt käik sisse ning räägime lähemalt sõidust. Sõidu osas esmalt sellest kerghübriidsest jõuallikast, mis arendab kuni 110 kW ja 250 Nm. Oleme seda bensiinimootorit nüüd juba päris paljudes kontekstides proovinud ning terviklik kokkuvõte on jätkuvalt see, et saab taga Passati suuruse ja massiga väga edukalt hakkama, kuid mingit erilist iseloomu või sportlikkust temalt loota ei tasu. Tõmme on piisavalt jõuline ja sujuv maanteekiirusteni välja, kuid nõrkadeks aspektideks on ajami madal reageerivus pedaalimistele ja start-stop-süsteemi opereerimine, mis olenemata süsteemi aktiivsusest lülitab veeredes ajami välja, mis omakorda põhjustab kohati veidraid jõnksatusi. 7-käiguline DSG automaatkast vahetab läbivalt käike piisavalt kiirelt ja sujuvalt ning esiveolisena suudab ta ka oma 250 Nm igati stabiilselt edasi liikumisse kanda. Vedrustuse osas on tema auto varustatud valikulise sportvedrustusega, mis küllalt jäiga ja konkreetsena hoiab masina kenasti teega paralleelselt ning annab ka head tagasisidet sõiduki käitumise kohta, kuid samas ei põruta ega väsita reisijaid ka häirivalt palju. Roolimine on keskpärase raskusega ning piisavalt täpne. Seega mingit sportlikku käitumist temalt oodata ei tasu, kuid samas on temaga sõita läbivalt igati mugav. Nähtavus on salongist igal suunal suhteliselt hea ning ka gabariidid nii suure auto kohta tegelikult igati hästi tajutavad. Kitsastes oludes manööverdamist toetab kuni 360-kraadine kaamerasüsteem, mudelile on saadaval ise parkimine ning kõik kaasaegsemad juhiabilised. Sõidure hoidmine hoiab masinat kenasti aktiivselt teetsentris ning kui juhil peaks midagi juhtuma, toob ennast ka turvaliselt paigalt seisu. Mürotase salongis meeldivalt madal. Kui nüüd vastata video alguses esitatud küsimusele, siis tervikuna pakub Passat küll veidi rafineeritumat kogemust, kuid samas jätab Superb stiili puhtamana veidi universaalsema ja potentsiaalselt menukama mulje. Uus Passat teeb täpselt seda, mida Passat tegema peab ja ka aastaid teinud on ning universaalkerega pereautot otsides kipub ta jätkuvalt üks parimaid valikuid olema. Kui soovid mudeli kohta aga pikemalt lugeda, leiad täispika loo teksti vormis ikka Autojaama kodulehelt.